2020. aastal on Viljandimaal 4 omavalitsust. Mulgi vald, Põhja-Sakala vald, Viljandi vald ja Viljandi linn. Kokku on 4 omavalitsuse peal meil 34 nii-öelda rahvamaja. On kultuurikeskuseid, vabaajakeskuseid, kultuurimaju, külamaju, seltsimaju. Nendest enamus on omavalitsuste allasutused, mõned üle antud seltsidele, mõnedele liidetud raamatukogu ülesanded. Rahvamajad korraldavad või aitavad korraldada valdade ja maakonna kultuuriüritusi, riiklike ja kohaliku tähtpäevade tähistamisi, festivale, kontserte, näitusi, puhkeõhtuid, etendusi ja nii edasi. Vahendatakse professionaalset kultuuri, korraldatakse taidlus, huvi ja seltsitegevust, tegeletakse kultuuritraditsioonide järjepidevuse hoidmise, rahvakultuuri säilitamise ja arendamisega, pakutakse võimalusi loominguliste võimete ja oskuste arenguks. Viiratsi rahvamaja hoone on ehitatud 1938. aastal Viljandi rajakoja palkidest, mis on seinas tänaseni. Linnalähedases rahvamajas käib koos 15 ringi. Majas võimaldatakse pilliõpet. 2 käsitööringi jagu naisi hoiavad 5 kangasteljed pidevalt töös. Paala rahvamaja asub Reegoldi külas. Paala rahvamaja on kogukonna keskuseks, mis pakub tegevust nii noortele kui vanadele. Käsikäes käivad nii kultuur kui päevakeskus. Seal majas käivad koos vaibakudumismeistrid. Suure Jaani on iidne kultuurikants, koorilaulu ja puhkpillimuusika häll. Kultuurimaja tegevus on välja kasvanud hoogsast, ärkamisaegsest seltsitegevusest 19. sajandi lõpust. Aktiivne seltsielu toimub seal tänaseni. 1941. aastal valmis Paul Kondase eestvõtmisel Kihelkonna koolimaja, kus asuvad täna Suure Jaani kultuurimaja ja raamatukogu. Piirkonna kultuurielu tähtsündmuseks on Suure Jaani muusikafestival, mida on korraldatud juba 23 aastat. Meie töö pakub meile väga erinevaid väljakutseid ja seda eriti väiksemates rahvamajades. Kui me teeme väliüritusi, et kuidas see generaator sinna väliüritusele saab, et kõik oleks tipp-top paigas, kui tuleb ansambel ja publik. Suur osa tööst on inimeste nõustamine, nende kuulamine, et ühiseid plaane teha ja vajaliku tulemuseni jõuda. Kultuuritöötajal on väga suureks abiks peretoetus. Nende kaasalöömine, nende abikäed
on teretulnud igale kultuuritöötajale. Ja ma võin öelda, et oma töös ma igavust ei ole saanud tunda nende aastate jooksul. Uusna külamaja ehitati 2005. aastal ning tähistab sellel aastal 15. sünnipäeva. Küla ootas väga maja valmimist ja aastate jooksul on käima saadud ringide töö. Kuna külas noortekeskust pole, siis külamajas tehakse palju tegevusi lastele ja noortele. Sellel hooajal tegutseb majas 7 huviringi. Tartu maantee ääres vanas magasiaidas on kultuurielu edendatud 1926. aastast. Maalähedane rahvamaja on küla keskuseks, kus on aktiivne seltsielu ning koos käimas 7 ringi. Rahvamaja kõrvale on valminud uus laululava, kus kogukonnal on mugav koos aega veeta. Abja kultuurimaja asub Mulgimaa pealinnas, millele 2021. aastal antakse Soome-Ugri kultuuripealinna tiitel. Maja avati 6. novembril 1958. aastal Agrosoo propagandahoone nimetuse all. Kultuurimajja on leidnud tee kõige tillemad nunnud kuni klubi meelespea memmede teatideni, nii lauljad, tantsijad kui näitlejad. Iga aasta suursündmusteks on Mulgimaa pealinna akordionifestival koos Abja suvepäevadega. Mitte alati ei ole see kaunis maja olnud kultuurimaja. See on olnud aegade algusest 1910. aastast raudteelaste ühiselamu. Aga kultuurielu saigi Mõisakülas alguse 1910. aastal, kui siia asutati raudteelaste tehas, kus töötasid mehed ja sealt kujunes välja puhkpilliorkester ja neil oli vaja kooskäimise kohta ja vastu oli kohe panna linavabriku ketrajad, kus töötasid naised, siis see näitas seda, et on vaja sukest kohta, kus saab korraldada tantsuõhtuid. Aga kultuurimaja kui kogukonna keskus on järjest olulisemal kohal, kui inimesed on päevade ja nädalate kaupa rakkes oma raskete ja igapäevaste toimetuste ja töödega, siis õhtuti on tulla majja, kus tuled säravad ja neid oodatakse ja saavad välja elada ennast loominguliselt. Et selles mõttes ei ole aegadega midagi muutunud, kui olen uurinud, mis ringid ja toimetasid siin 30-ndatel, 40-ndatel, siis ega suurt vahet ei olegi. Isegi balletiring oli siin vanasti kultuurimajas, mida meil küll praegu ei ole, aga puhkpill tegutseb meil siiani. Eesti mee pealinnas Karksi-Nuias asub Mulgimaa suurim kultuurikeskus, milles on kaasaegne heli- ja valguspark ning välisseinal Mulgi valla LED-ekraan. Karksi-Nuia kultuurikeskuses käivad sellel hooajal koos 17 huviringi. Nendest 3 rahvakultuurikollektiivi on tegutsenud juba üle poole sajandi. Traditsiooniliselt toimub igal aastal meefestival, Balti keti aastapäev tähistamine, laste folklooripäev, väikesed virred ja palju muud.
Astemõisa rahvamaja ehitamist alustati 1988. aastal. Majas on 300-kohaline suur saal ja 50-kohaline peeglisaal. Rahvamajas tegutsevad veel kool, lasteaed, noortekeskus, perearstikeskus ning saab käia ka saunas. Rahvamaja kõrval asub lasteaia mänguväljak, võrkpalliväljak, tänavakorvpalliväljak ja Jaanitule plats. Läbi aegade on rahvamajas töötanud väga palju huviringe. ...20. sajandi algupoolel oli ju väga aktiivne Eestis seltside tegevus. Loodi ju haridusseltse, kultuuriseltse, karskusseltse, tuletõrjeseltse ja nii ka paistus siis ärksad tuletõrjeseltsi mehed võtsid siis kuskil 1920. aastate lõpus ette sellise asja, et ehitada Paistu rahvamaja. Ja kui nüüd rääkida sellistest rahvakultuuri traditsioonide toitmisest ja hoidmisest, siis Paistus on hetkel väga kõrgel järjel rahvatants, millega me oleme siin juba pidevalt tegelenud üle 20 aasta, ütleme 20 aasta ringis, et meil on 3 naisrühma ja 1 eakate tantsurühm ja on ka 2 lasterühma. Nii et selline järelkasv on ka tulemas ja me oleme ju pääsenud paljudele laulu- ja tantsupidudele Tallinnasse, mis ongi ju tantsurühmade selline suur eesmärk, aga peale selle muidugi kõiksugused maakonna esinemised, kohalikud esinemised ja oma rahvakultuuri tutvustamised. Tuhande 1946. aastal ehitati Hallistesse klubihoone, mis hiljem nimetati ümber Halliste rahvamajaks. Maja renoveeriti põhjalikult 10 aastat tagasi. Uus katus, uhked maalähedased ahjud, seintele maaliti mulgivärvidest triibud. Rahvamaja aknad on hilisõhtuni valged, nendest saab näha elavat seltsielu. Olen selles majas juhataja olnud juba 15 aastat. Kas seda on vähe või palju? Minu arvamust mööda nagu vähe. Kultuuritööga on niimoodi, et peab olema järjepidevus ja omaenda kogemus ja seda kõike läbi teha. Elu on näidanud, et kui kaob rahvamajas järjepidev töö ja eestvedajad, siis kaobki kultuurielu. Saarepidi rahvamaja on valminud 1970. aasta jõulude paiku suureks Lembitu kolhoosi keskuseks, klubihooneks ja toona maakonna üks uhke maja. Minu meelest on ta seda praegugi. Maja on suur, 2-korruseline. Ühes majas oleme siin raamatukogu, kauplus ja teise korruse vallaametnike ruumid on ümber ehitatud sotsiaalkorteriteks. Veel on Saarepidi rahvamaja erinev teistest majadest, et kuna siin majas on täismõõtmetes spordisaal ja üheskoos jagame saali siis nii kultuuri kui spordiga. Ägedaks teeb see, et me kasutame oma rahvamaja sündmustel oma maja kollektiive ja pea iga pidudel meil on oma eeskava ja kõik juubelid, kollektiivide juubelid kui ka maja juubelid on uhke eeskavaga ja publik on saali teretulnud ja need on hästi populaarsed, see ongi äge.